Tänu Jumalale, et võime kõik siin koos olla täna, et meid on nii palju, on igasugused viirusajad. Ja tänu Jumalale, et võime olla terved. Jumala armus. Nägin täna öösel pahat unenäo, aga mis me siis kristlased teeme, kui me näeme paha und? Hüüame Jumala poole, siis võime täitsa julgelt öelda, et tagane minust, kurat. Ja seda ma ütlesin, et tagane minust, kurat, et mina olen Jeesuse laps, Jumala laps. Et mingu need unenäod ära ja siis ma palusin Jeesuse verevarju ja kaitset enda üle ja oma pere üle. Ja siis mul tuli, ja palusin Jumala rahu ja mul tuli hea uni peale, tänu Jumalale, et sain hommikuni ilusasti magada. Nii et kuri tuleb teinekord ka unes kiusama meid. Vabandust, mul jäid prillid siin. Aitäh. Nii et minu jutluse teema on täna Jeesus mu kalju. Ja see jutlus tuli siis keset raskusi, kui mu pilk oli Jeesuse pealt ära ja mu usk hakkas tõesti kõikuma. Jeesus on meie kalju. Ma olen võtnud siit kirjakohti valinud Matteuse evangeeliumist ja üks kirjakoht on ka Jaakobuse kirjast. Et ma loen Matteuse 7 salmist 24-27. Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning söösid vastu seda maja. Aga see ei varisenud ja see oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning söösid vastu seda maja. Ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk. See on Jeesuse mäejutlus. Võite selle algusest lõpuni läbi lugeda. See on Matteuse 5, 6 ja 7 peatükid. Mina lugesin väikese lõigu siit. Aga mis Jeesus ütleb mäejutluses, kui palju Jeesus õpetab ja need on kõik vajalikud, Jumala sõna õpetab meid. Ja kui me paneme selle oma südamesse ja võtame vastu, siis Jumala sõna kaudu tuleb ka meil tugevus ja jõud. Et me oleme Jumala sõna peale rajanud oma usuelu. Jeesus õpetab siin jüngrit ka palvetama ja ta õpetab ka tänapäeval meid palvetama. Ja valeprohvetite eest, et me hoiduksime. Meil siin mõned kirjakohad jäävad praegu silma. Nii, et hea puu kannab head vilja ja halb puu halba vilja. Ja kui me oleme koos Jeesusega, siis me hakkame head vilja kandma ja me tahame seda. Et meie usuelu oleks tõesti rajatud kaljule, kes on Jeesus Kristus. Nii et meil on ka igaühel omad majad, kus me elame. Ja meie majal on fundament all. Minu majal on ka fundament. Et see maja kindlalt püsiks, iga tuuletormiga ei laguneks ära.
on ka, kus on orkaanid ja kus ka majad lähevad, katused, aga ütleme, et need kodud on meile Jumal andnud ja inimesed on ehitanud ja Jumal on andnud tarkust, kuidas neid maju ehitada. Aga need majad ei jää igavesti mitte püsima. Nii et maailm ja tema nägu kaob ja kõik asjad kaovad, mitte ükski asi ei ole siin maailmas igavene. Aga Jeesus on igavene kalju, kelle peale me oma usuelu rajame. Ja kui me ei raja seda usuelu sellele kaljule, kes on Jeesus Kristus, siis meie usuelu jääb nõrgaks. Jääb järjest rohkem nõrgemaks, kui me mõtleme, hoopis vaatame näiteks inimeste peale, aga me ei vaata mitte Jumala peale. Me ei pea vaatama inimeste peale, vaid vaatame Jeesuse peale igas olukorras, kõigest raskustes ja olukordades, toetume kõigest temale. Ma loen Mattiuse 14, 22-33. Ja Jeesus käskis seda maid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastaskaldale tema eele, sellal, kui ta laseb rahva hulkadel minna. Kui ta siis rahva hulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama. Ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda, aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, eitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Ent 4. öövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peale kõndides, aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunud, see on tont, ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid seda maid, olge julged, see olen mina, ärge kartke. Peetrus vastas, issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles, tule, ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Ja tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates, issand, päästa mind. Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid? Ja kui nad astusid paati, rauges tuul, paadis olijad aga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. Nii et Jeesus palvetas üksinda, et meilgi oleks see koht, et üksinda palvetada, sõna lugeda, kus me saame jõudu ja palvestame ka jõudu, et koos Jeesusega edasi minna ja liikuda. Olen ka mitmed korrad ennast nii jõuetuna tundnud ja nõdrana tulnud ja lähen Jumal ette. Ja kui ma palvetan, tõesti see jõud tuleb, et kui Peetrusel kadus ka usk ära, kui ta nägi neid laineid ja ta silmad hakkasid Jeesuse pealt ära minema, siis ta hüüdis appi Jeesust ja Jeesus sirutas kohe käe. Ja kui meie hüüame appi Jeesust, siis Jeesus sirutab ka meile käe. Ta tuleb kohe meile appi ja Jeesuses on ka rahu. Ja me saame oma südamesse rahu kui palju kordi ja see ongi niimoodi, et peale palvetamist tuleb täielik rahu südamesse ja selle rahu saab ainult Jeesus anda. Ja Jeesus vaigistab tuuled ja tormid. Ja kõik tunnistasid pärast, kui Jeesus oli selle tormi vaigistanud, et on Jumala poeg. Nii et kui me rajame oma usuelu selle kaljule, siis tuuled ja tormid ei saa meid kõigutada. Me ehitame oma usku.
me ehitame oma usu tõesti selle kalju peale, kes on Jeesus Kristus. Ja temas on meil varjupaik, Jeesuses on meil varjupaik. Ja nii, et ma loen ka Mattiuse 16, salmist 16-18. Jeesus vastas talle, sa oled õnnis, Siimoni, Joona poeg, sest et ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellest kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Nii et Jeesus, või tähendab Peetrus, tunnistas Jeesuse messiaks ja Jumala pojaks. Aga Jumal valis Jeesuse, ilmutas või valis selle Peetruse koguduse kaljuks. Jumal ilmutas talle seda ja Jeesus ütles, et Peetrus on kalju ja selle kaljule ehitan koguduse. Nii et miks Jumal valis Peetruse kaljuks? Peetrus algas seda 3 korda ära Jeesuse. Aga Jumal on andestav ja alastav ja Jumal kasutab ebatäiuslikke inimesi. Meil on kõik ebatäiuslikud ja Jumal kasutab meid, ta kasutab meid kõiki erinevalt ja annab igaühele ülesanded koguduses. Nii et see, ütleme, Peetrus oli apostel, ta valis apostliks Peetruse. Ja meil on ka koguduse juhid, kes seda tahavad, et kogudus püsiks selle kalju peal. Et me ei langeks. Iga üksikliige on oluline. Nii et kogudus on ehitatud kaljule, nii et inimesed on väikesed kaljud. Aga Jeesus on suur kalju ja igavene kalju. Ka nemad, kes juhivad, peavad vaatama Jeesusele. Ja et ennastki hoida asjadest puhtana. Ja ma loen ka Jakobuse 1 salmist 2. Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugusesse kiusatustesse, kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks, aga kannatlikkus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud, ega oleks teist midagi vajaka. Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalat, kes kõigile annab heldet, ega tee etteheiteid ja talle antakse. Aga ta palugu usus ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega. Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab issandalt. Ta on hingelt kaksipidine mees, ebakindel kõigis oma teedel, madal vend piidelg oma kõrgusest, rikas aga oma madalusest, sest ta kaob nagu rohuõieke. Sest päike tõuseb lõõsaga ja kuivatab ära rohu. Selle õieke variseb maha ja ta palge kaunidus kaob. Nõnda närtsib ka rikas oma ettevõtmises. Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Ärgu kiusatav öelgu, Jumal kiusab mind, sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga.
tema ise ei kiusa kedagi. Pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu ahvatledes ja peebutades. Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu ja täide viidud patt sünnitab surma. Ja see on ka see, et meie satume paratamatult kiusatustesse, kui me oleme usklikud. Ja kuidas kiusatuses jääda ikka selle kalju peal. Et Jumal annab tugevuse juurde, kui meil silmad on tema peal, et me silmad ei läheks Jeesuse pealt ära. Ja see teeb kõik kannatlikuks meid. Ja meie usk katsutakse läbi. Ja kui meil on ka tarkust vaja, siis palume Jumala käest tarkust, seda minagi olen mitu korda teinud. Ja et me ei kahtleks. Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses. Õnnis oled sina, kui sa pead kiusatuses vastu ja mina ka. Et Jeesus oli ka samamoodi kiusatud. Ja ta hakkas Jumala sõnaga vastu. Kui me tunneme Jumala sõna, me saame samamoodi vastu hakata, et Jumala sõna peale rajame oma elu. Sest Jeesus on meie usu alus. Ja temale rajatud usk on tugev. Et meie ei lase ennast kõigutada siia ja sinna. Mul oli selline olukord, kus iga väike asi hakkas mind häirima. Siis ma hakkasin selle pärast palvetama, see kestis päris pikalt. Ja see hakkas iga väike asi häirima, aga tänaseks enam ei häiri. Tänu Jumalale, et Jumal on vabastanud mindki nende häirivatest asjadest. Et mu usk on tugevamaks saanud ja ma tunnen, kuidas Jumal annab jõudu edasi minna, edasi liikuda koos temaga. Ilma temata me jääme alati alla. Inimesena jääme alla. Omast jõust me ei saa tugevaks. Aga Jeesuses on tugevus ja jõud, seda me teame. Ja kui kiusatused tulevad, et ei saa öelda, et Jumal kiusab, et Jumal laseb neil tulla, vaid need tulevad paratamatult, et oma enесeimu ja mis iganes, see kiusab meid tegelikult. Aga me oleme tugevad sellele vastu seisma, nende asjadele, et me ei lähe sellega kaasa. Ja kui me läheme sellega kaasa, selle kiusatusega, siis see muutub patuks ja see sünnitab surma tõesti. Aga tugev olla Jumalas ja koos temaga edasi liikuda. Jumala sõnas on öeldud nii palju kordi, ära karda, ma ei teagi mitu korda. Ja Jumal on mullegi seda öelnud. Ja Jumala sõnas on meid võrreldud kotkaga. Me teame, et kotkas on tugev lind ja me võime olla tugevad nagu kotkas ja mitte ükski asi ei kõiguta meid. Vaat sellist usku me tahame kõik. Ka mina tahan sellist usku, et mitte ükski asi hakkaks mind kõigutama. Ja teises kohas on jälle öeldud, et me oleme pea, mitte saba. Me ei lohise kuskil. Et need on ka väga head kirjakohad. Ja kirjakohti on palju, aga need tulid praegu mulle meelde, et Jumala sõnas on see kirjas. Nii et olgem tugevad Jeesuse käest kinni hoidma, kes püsib selle kalju peal, jääb igavesti seisma seal. Aamen.